Ja võt, meil ongi ka see teema, et meil on ju nii-öelda professionaalsed poliitikud, et sellest poliitbroileri staatusest kuni surmani välja on nad seal. Et Šveitsis ei ole ka see vist päris nii, et seal ikkagi need näod vahetuvad. Jah, see on, parlament ei käi niimoodi koos nagu Eestis ja inimesel peab ikkagi olema oma töökoht, võiks olla. Nüüd on, see on jällegi selle ajastu märk, et on tekkimas selliseid, kes on ainult poliitikas just nimelt nooremad inimesed. Et kellel ei ole muud tegevust, et paratamatult sellised asjad tekivad. Aga ütleme siis 10 aastat tagasi oligi nii, et inimene tegelikult, oletame siis töötas arstina, tahtis midagi ära teha selles valdkonnas, läks siis sinna parlamenti, samal ajal ta sai siis ka mingisugust palka või hüvitist ta sealt ikkagi saab ju parlamendilt. Minu teada jah, nad saavad kindlasti. Aga see ei ole kindlasti nii suur summa kui meie parlamendisaadikud. Jah, kindlasti mitte. Aga samal ajal siis ta saab ka selle eelmise töökoha poolt mingit hüvitist või kuidas? Ei, ta on siis, kuna seal on 4 sessiooni, mis, kui ma ei eksi, 4 nädalat või 3 nädalat on siis üks sessioon aastas ja nad käivad perioodiliselt siis ära ainult lihtsalt töölt. Nagu selline väike puhkus, nagu meil käivad inimesed kordusõppusel.